Aga suvi tuli meeletu, raju, avastasin, et mulle meeldivad alaealiste peod. Mitte sellepärast. Ma tean, paljud mõtlesid praegu, see tüüp peaks Peeter Helmega kongis kaarte mängima. Ja see on võib-olla tõsi. Võtame Venno kolmandaks. Alaealiste peod on ägedad, sest et vaata 3 kuud pole noori inimesi näinud. Nad on kõik seal. Nad on kõik seal peol. Ma esimest korda nägin elus, ma käisin peatuses, väga glamuurne koht. Nägin esimest korda elus pidu, kus rohkem inimesi oli aia taga kui aias sees. Ja siis ma sain aru, õpilaspilet pole dokument. Fantastiline. Jälle, palju plusspunkte, mitte igas valdkonnas, aga mulle 2 asja, mis väga meeldis. Ise ei pea suitse ostma. Ma võtan neilt ära. Ma olen kohusetundlik pedagoog, neil ei ole vaja. Mina kutsun seda pedagoogika, politsei kutsub pommimine. Meil on läbirääkimised selles valdkonnas. Teine asi, ise ei pea kärakat ostma, nad suruvad sulle seda peale. Nad tahavad suga, nad vaatavad, vau, pensionär on meiega. Võtame omaks. Kell 3 öösel sa oled kõigeks nõus. Õpetaja palgaga kõik, mis tuleb tasuta, läheb. Mis siis, et su aju ütleb sulle, et võib-olla sa ei peaks seda jooma. Sa oled juba poole peal. Et ma sain mingit väga ägedat jooki. Ma ei tea, mida nad tänapäeval tarbivad, aga see on hirmus. Mulle anti mingit jooki. Ma olin viimati nii pilves enne seda jooki, kui ma 7-aastasena ajalehte suitsetasin. Toona tundus see mulle väga adekvaatne mõte. Isa arvas, et ma olen ikka täis urrood. Ta umbes nii ütleski. Sa oled urrood ja sa oled ennast täis. Ja esimene päev peale seda joogi joomist ma kuulsin hääli, maitsesin lõhnu, igasugused asja toimus. Ma olin oma enda korteris nagu see perekond vanas lastesaates Pätu. Ma olin üksi nende asemel, lihtsalt ajasin Pätut tagarees mööda korteri. Hallukad käisid, värgid. Ma kuulsin naabri häält, helistasin naabrile, ütlesin, mees, räägi vaiksemini. Ta ütles, mees, ma kolisin 2 aastat tagasi välja. Helistad valel numbril. Teine päev, asi läks käest ära, ma hakkasin 5 miinust kuulama. Rämmar. Läksin kodus süüa tegema, lõppes asi sellega, et ma olin kuradi köögi kraanikausi kõrvale, lõike laua peale tõmmanud odrajaus triipe lihtsalt. Pikemaid kui Pirita jõgi. Ladusin neid sinna nii palju kui mahtus. Tõmbasin kõik oma enda tisside pealt sisse ka. Ainsad tissid, mis majas on, mis ära teed. 3. päev läks kreisiks, ma läksin Meriväljal ufot otsima. Ei leidnud. 4. päeval ärkasin külmas igis, krampides oma enda voodis. Kaisus oli ufo grill. Mõtlesin, kurat, nüüd ma olen pommi eest vargaks ka saanud, et peaks tagasi andma. Värisevate kätega läks märgatud Meriväljal gruppi kõigepealt minu foto. Ja siis grilli oma. Siiamaani pole keegi helistanud. Nii et kui keegi tunneb, et tal on grill puudu või tahaks jõuludeks kingitus, siis ellab. Mul on asjad liiguvad. Ja kõik see meenutas mulle seda, kuidas ma kunagi korki sain. Täna selle kaastunde eest. Ma tean, kes oleks võinud arvata, et nii ilusat meest nagu mina peab korkima, eks. See oli fantastiline, see oli 10 aastat tagasi. Toimus ühes glamuurses Tallinna ööklubis. Nad kõik on glamuursed, aga see on natuke glamuursem, sest ta on 2. korrusel. Trepid ja värki ja ma mäletan seda õhtut väga hästi, sest ma töötasin toona seal klubis turvamehena, sest Carmen Kassil oli kõik modellikohad parasjagu täis. Ta ütles, et oota veits, mingi 10 aastat. Ja ma jalutasin koju ja mu ema helistas mulle, ta oli täiesti endast väljas, ta oli lugenud uudiseid. Ma olin tal alati varem öelnud, ära loe, aga ta otsustas, et kui hull see saab olla. Nüüd ta teab. Ja ta ütles mulle, et poeg, et mul on sellest mures, mõtlesin, mis juhtus. Ta ütles, sa töötad klubis, mõtlesin, juba 10 aastat. Lõpuks sa said teada, fantastiline. Ema hool, võtab aega. Miks see nagu mure tekkis, et ma klubis töötan? Et ma kuulsin, et klubides korgitakse. No jaa, teoorias küll, aga 2 olulist aspekti. A, enamasti naisi, statistika. Ja B, kui sa ei mäleta, kuidas ma välja näen, ma võin sulle foto saata. Mul on enesekaitsevahendid. Ja ma sain korki samal õhtul. Aitäh. Nende hääled on. Ma tean, et kõik tahaksid küsida, kui palju. Ma ei tea. Ma võtsin oma joogiklaasist väikse lonksu ja mingi hetk tundsin, et midagi on väga valesti, sest ma tahan tantsida. Ja kui siin ruumis on kedagi, kes tunneb, et seda poissi korgiks, siis tule küsi. Ma olen kristlikus peres kasvanud. Sul on rohkem vaja kui minul. Ja B,
149 kilo, noh, see ei saa olema romantiline korkimine. Sa pead mu siit keldrist välja ka saama. Et noh, see ei ole see, et paneme talle nõka korki, ta hakkab tantsima. Ei, ma kukun siia pikali, sina lohistad mind sealt trepist ülesse. 2 varianti, kas Eesti rekordi jõu tõstmises või selg paigast ära. Ja lõppkokkuvõttes, kui selle aja peale keegi ei märka, et sa seda minuga teinud oled, siis ma olen sinu igaveseks. Sest noh, ma olen selle ära teeninud, keegi ei taha minna. Ja tollel õhtul kõige naljakam, et ma sain teada, kes seda tegi, et noh, ma avastasin selle kurja korki ja enne kui ma ära kukkusin, ma küsisin, et miks sa niimoodi tegid. Ta ütles, mul on pulma aastapäev. Ma olin sama šokis, mõtlesin, ma ei ole kunagi abielus olnud, aga ma millegipärast kahtlustan, et nagu korkimine ei peaks sellega kaasas käima, et mis värk on. Ta ütles, et ei tead, mul naine ütles, et ta tahaks midagi uut proovida. Mõtlesin, kurat, no jälle, et noh, ma ei usu, et seda top 3 nagu mõte oli täna õhtule, et musi teeb hommikusööki, viib mind klubisse, jess, korgib ka. Nagu noh, äkki sul on uut hobi vaja, sest ei, mu naisele väga meeldis, kuidas sa tantsisid. Nemad on nüüd lahutatud, mul on korkimise kogemus. Aitäh teile, ma olin Aleksandr Upov, näeme jälle.